Efesuse kirja 5. peatükk jätkab selle kirjeldamist, kuidas me kristlastena elama peaksime ja tänane osa kannab nime vaimustavalt läbipaistev. Olen juba pikka aega mõtelnud, miks maailma kõige parim uudis Kristuse vabastavast lunastusest nii raskelt ja vähehaaval levib. Miks on nii, et kirikud peavad mõtlema välja igasuguseid viise, kuidas see inimesteni viia ja ikkagi ei võeta seda avasüli vastu. Hiljuti jõudis minuni Briti anglikaani teoloogi N.T. Wrighti raamat Lihtsalt head uudised, kes väidab, et häda on selles, et me ei jaga mitte head sõnumit, vaid ainult häid soovitusi. Ja siis mõned nädalad tagasi tegin ma koolitust ühes Eesti gümnaasiumis. Koolitus sai läbi, võiks öelda, et läks hästi. Ja paar päeva hiljem ma saan e-maili selle kooli õppela juhatajalt, kes ütleb, kes alustab sõnadega: head uudised levivad kiiresti, kas tohin teie kontakte jagada? Loen seda ja mõtlen, et miks küll on nii, et selliseid meilid ei tule meie koguduse administraatori või meie koguduse pastorite meiliaadressidele, kes ei küsi, miks me ei või neid häid sõnumeid, mis kiiresti liiguvad, jagada. Sest meie uudis, mida me koguduses jagame, on ju midagi palju paremat kui üks 6-tunnine täienduskoolitus kooli vaheaja esimesel päeval. Efesuse kirja 5. peatüki salmid 1-20 seda küsimust otsesõnu ei küsi, aga vihjeid pakub mitmeid, sest see tekst räägib vaimustavast valgusest, mida selles pimenemas maailmas, nii otseses kui sümboolses mõtles, kui me aasta lõpus neid videosõnumeid salvestame, nii vähe on. Ja see valgus on Jumala hea uudis tema juba saabunud ja veel täiuslikkuses saabuvast riigi kohalolekust. Kui me vaatame seda teksti, siis siin on juttu mitmel viisil läbipaistvusest ja läbipaistvusega koos ka valgusest. Ja esimene osa sõnumist, millele ma tahan tähelepanu pöörata, räägib sellest, et valgus kohustab ja kohutab. Valgus ja pimenduse vastandamine loob terava kontrasti ja esitab suure väljakutse. Näiteks oleme kõik kuulnud räägitavat pimedast keskajast. Kas sel juhul ei räägita piiratusest ja pimedusest, mida lausa kirik ise levitas? Ja vaevalt, et tule ja mõõgaga toodud ristiusk meile valgust tõi, ikka pimedust, hirmu ja surma selle sõna otseses mõttes. Aga Kristuse loos on palju enam valgustoovaid peatükki ja neid jutustatakse palju harvemini. Vähemalt nende seast, kes Kristuse sõnumit ei jaga. Need on küll vähem märgatavad, aga ikkagi olemas. Õhtumaine arusaam iga inimese Jumala näolisusest, orjapidamise kaotamine, haiglate ja koolide rajamine ja toetamine, sotsiaalabi ja diakoonia, kristlik perekonnamoraal, kui nimetada vaid mõningaid. Efesuse kirja tekst näitab, et Kristuses käies peame igapäevaselt valima valguse. Paulus kirjutab siin selles 5. peatüki 8. ja 9. salmis, et varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus issandas. Käige nagu valguse lapsed. Paulus ei kirjuta, et ärge langege tagasi pimedusse. Ta on veendunud, et Jumala lapsed on juba valgus issandas. Ta ei kurjusta nendega liialt ka selle pärast, mis on olnud. Ta ütleb siit edasi, käige nagu valguse lapsed. Eesti keeles on ütlus, et staatus kohustab. Ja Pauluski kutsub meid elama oma kutsumuse vääriliselt, selle kutsumuse vääriliselt, mis meile on antud. Efesuse kirja eelmises peatükis, 4. peatükis alustab Paulus seda niiviisi. Mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumuse vääriliselt, millega te olete kutsutud. Kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses ning olles rahu sideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Johannese evangeeliumis räägib Jeesus samamoodi valgusest, öeldes, mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Ja samal ajal ütleb Mäejutluses 5. peatükis 14. salmis veel julgemalt, isegi natuke ehmatavamalt, öeldes, teie olete maailma valgus, ei jää märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Kas meie Jumala laste elu valguse märkamine on hea uudis, mis levib? Võib-olla võiksime küsida, kuidas me oskame elada nagu valguse lapsed. Paulus alustab Efesuse kirja sõnadega, või seda 5. peatüki sõnadega, võtke nüüd Jumala eeskujuks nagu armastatud lapsed ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale. See võtke nüüd
väljend on kokkuvõte tervele hulgale soovitusele, mida 4. peatüki lõpus juba on antud ja mida me selle videode sarja eelmises osas ka kuulsime. Aga eeskuju on huvitav sõna, mis siit esile tuleb. Tegime umbes 1,5 aastat tagasi uuringu, küsisime inimestelt, kuidas te olete õppinud tundma Jumalat. Suureks üllatuseks oli kõige enam levinud sõna, mida inimesed kasutasid, eeskuju. Väga tihti oma vanemate või kodu eeskuju, aga ka teiste inimeste eeskuju, kes Jumalat juba tunnevad. Täna, kui me loeme 5. peatükki, siis Paulus julgustab meid tegema rohkem, kui võtma oma vanemaid eeskujuks. Ta ütleb, võtke Jumal enne selle eeskujuks, võtke Kristuse eeskujuks. Eeskuju ei saa niiviisi hoo pealt võtta, et kõnnin kelleltki tänavalt mööda ja võtangi tast eeskuju. No paremal juhul võib-olla mõne naisterahvana, ma ütleksin, võib-olla mõne mantli või kübarastiili eeskujuks võtta, aga midagi sügavamalt sealt niiviisi mööda minnes teha ei saa. Arutlemist, vaatlemist, koos tegemist on vaja selleks, et inimesest tõeliselt eeskuju võtta. Samamoodi tuleb teha Jumalaga, temaga koos olemine, evangeeliumite lugemine, kus Jeesus oma käitumisega meile eeskuju näitab. Palvetamine, Jumalaga aja veetmine on need kohad, kus me saame temast võtta eeskuju. See, mida Jumal teeb, on ajendatud armastusest. Ta tervendab, toidab, andestab ja õpetab, kui me vaatame evangeeliumitesse. Kurjustab ainult nendega, kes ennast teistest paremaks teevad. Kristuse armastus on ennast ohverdav armastus. Vahel oleme ikka ju valmis olema tublid ennast mõnda aega teiste heaks ohverdama. Natuke oleme ka alandlikud, natuke tasased, aga siis tekib ikka see küsimus, et kui kaua võib, kas see kõik on seda väärt? Siis on vaja veel ühte agape armastuse komponenti, pikka meelt. On oht, et ka kristlastena hakkame jõuvõtteid kasutama siis, kui pikast meelest puudu jääb. Jõud annab näiliselt kiirema lahenduse. Ühed mu sõbrad on jaganud mulle lugu, kus vanemad, kes tahtsid väga, et nende lapsed hakkaksid kirikus käima, olid valmis nende oma laste väikseid lapsi hoidma ainult siis, kui nad kirikusse läksid, mitte ka siis, kui nad pidudele minna tahtsid. Ja see on võib-olla näide sellest, kuidas vahel pika meele puudu jäädes, jõuvõtteid kasutades ja nagu ka selle sõprade loost tuleneb, pikaks ajaks nende huvi kiriku vastu vähenes. Ennast ohverdav valgust levitav armastus on pikameelne, tasane ja täis heldust. Aga valgus mitte ainult ei kohusta, vaid ka kohutab. Seepärast on valgusel vastujõud, pimedus. Pimeduse teod peituvad pimeduse varju, sest valgus kohutab neid. Paulus kirjutab siin 5. peatükis, sest mida nad salajas teevad, seda nimetadagi häbi. Aga kõik valguse poolt paljastatu saab avalikuks, sest kõik, mis saab avalikuks, on valguse käes. Tänases kirjatekstis nimetab Paulus 2 korda samasid 3 patukategooriat, salmis 3 ja 5. Hoorus, rüvedus ja ahnus. Ja ta ütleb, et need on pimeduse viljatud teod. On tõenäoline, et Efesuse ebajumala kultuse, eriti Artemise ja sellega seotud templiprostitutsiooni harjumused mõjutasid ka kogudust või nad olid foonil olemas. Ja paistab, et Paulus pidi kindluse mõttes üle rõhutama, et nii seksuaalsed patud kui ahnus ei kuulu jumalalaste keskele. Mõned kommentaatorid isegi arvavad, et seksuaalsed väärastused on üks ahnuse viise. Jumala loodud suhtest ei piisa, juurde otsiti suhteid orjatüdrukute, prostituutide, teiste abielunaiste, poiste ja vahel alaealiste pereliikmetega. See oli üks põhjus, miks juudid paganaid halvustasid. Nende seksuaalmoraal oli nii palju madalam, et juudi naisel oli Mišnas isegi keelatud paganamehega üksi jääda. Teda lihtsalt ei saanud usaldada. Inimesed tihti nõrgemad muutuvad siin vahendiks ja Jumala teenimisest saab seega ebajumala teenistus. Keegi on eespool ja tähtsam Jumalast ja tema seadusest. Paulus läheb edasi ja ütleb, et mitte ainult teod, vaid ka sõnad peavad puhtad olema. Ta ütleb, ärge rüvetage abiellu ilusa asjana mõeldud seksuaalsust rüvedate ja madalate naljadega. Pigem hoidke oma mõtted Jumalas, see hoiab ka teie sõnad korras. Muidu saab valgusest pimedus. Ja siis ta ütleb, ärge siis saage nende kaaslasteks, kes nii teevad. Meil võib tunduda, et kui hea, need patud meile ei kehti. Aga liiga kiiresti ei tohiks siingi kergendatult ohata. Ehk oleme hästi toime tulnud seksuaalse lodevuse ja joomarluse ehk ka ahnusega, aga mis on need meie ajastu pahed, mis meid mõjutavad? Individualism, üldine lootusetus ja pessimism, hoolimatus, töönarkomaania. Taevasel oli hea huumor, seda jutlust ette valmistades sõitis minu
kalendrisse sisse märkus, et mul on puhkepäev. Mõnikord nõukogude korra ajal ära õpitud riigi petmine, mis ikka veel alles on. Nendegi koondnimetus on pimeduse viljatud teod, mis ei vii kuskile ja millega meil ei peaks midagi tegemist olema. Elagem nii, et meil ei ole midagi, mis kardab valgust, kutsub Paulus meid täna üles. Ei ole mõtteid, mida kehakeel võib reeta, sõnu, mis kogemata üle huulte lipsavad, ega tegusid, mida pärast kahetsema peaks. Valgus muudab kõik läbipaistvaks. Me kõik teame, et kui päike aknast sisse paistab, siis tulevad akna mustad kohad väga hästi välja. Ja vahel on lausa nii, et kui aken on ka just pestud, siis kui minna ja vaadata päikse käes, siis on näha, et nii hästi pestud ei olegi. Kui Jumala püha vaim meid puudutab, näitab ta meilegi kohti, mis vajab puhastamist ja meeleparandust. See on nagu päike meie elus. Seegi on tema tahtmises kasvamine, et me seda järjest õpime. Käigem siis nagu valguse lapsed. Teine, millest 5. peatükk räägib, on kuidas elada argipäevas kui valguse lapsed. Ma tahaks 3 küsimust siin puudutada. Kuidas me Jumalat teenime, kuidas me räägime ja kuidas aega kasutame. Paulus ütleb 5. peatükis 18. salmist edasi, et järge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu. Lauldes omavahel psalme, hümne ja vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega issandale, tänades alati Jumalat ja Isa, meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Huvitav, et see oli öeldud koduse jumalateenistuse kontekstis, sest ühine majapidamine oli põhiline Jumala riigi ühik algkoguduse päevil. Alkoholi liigtarbimine polnud mitte ainult kultuuriline probleem, nagu meiegi ajal on, vaid see oli osa paganlikest kultustest, näiteks Dionüüsiuse kultusest, et ennast joodi täis ja siis seda peeti eriliseks jumalateenistuse vormiks. Ja on aimata, et see vana tava võis kippuda või vähemalt idee sellest võis kippuda ka koguduse kodustesse jumalateenistustesse. Sellepärast ütleb Paulus, et see ei ole koht veinist joovastumiseks, vaid vaimulikuks teenimiseks. Vaimuga täitumine toimib Jumala lapsena ikka ja uuesti. Paulus näitab tee, kuidas seda teha, öeldes laulge ülistust ja tooge tänu. Ja siin see terve hulk nimetusi, mida ta esile toob, viitab sellele, et muusikastiil ei loe. Ei ole ainult ühte stiili, kuidas Jumal kõneleb muusika kaudu, vaid kasutage erinevaid, otsige ja sellega te kogete ka Jumala vaimu täitumist. Aga oluline on see, et see muusika peab olema tänulikus meeles suunatud Jumalale. Teine vaimustava läbipaistvuse viis on see, kuidas me räägime. Paulus tuletab meelde ja hoiatab, ärge ükski petku teid tühjade sõnadega, ärge siis saage nende kaaslasteks. On nagu otse kui 2 kõnepruuki. Tühiste ja vahel kõlvatutegi sõnade ja pimeduse kõnepruuk ja teine on tänud kõnepruuk, mis on nagu Jumala rahva murrak. 3 valguse tunnust ja valguse vilja on headus, õiglus ja tõde ja need peaks iseloomustama ka seda, kuidas me räägime. Võib nii öelda, et ka seksist, omandist ja inimestest tohib rääkida, aga ainult tänulikus meeles. Ja siis, kuidas me kasutame aega. Vaadake siis hoolega, kuidas te elate, mitte nagu arutud, vaid nagu targad, kasutades aega õieti, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Parim viis aega kasutada on teha seda Jumala tahet otsides ja tema armastusse süvenedes. Jumal valgusest osa saamine ei tähenda automaatselt, et teame, mis on Jumala tahtmine. Meid on kutsutud seda välja uurima. Ja Efesuse kirja 3. peatükis, kus Paulus palvetab, et Kristus usu kaudu elaks meie südameis ja me oleksime juurdunud ja kinnitatud armastusse, siis selle käigus me võime alles ära tunda, milline on armastuse laiuse, pikkus ja sügavus ja kõrgus ning aru saada Kristuse armastusest. Ja viimaks, mis meist läbi paistab? Jumala riiki siin maa peal ei ole võimalik silmadega näha. Mõelgem, kui meie elu on ainus tunnistus Kristusest, mida inimesed näevad, siis kas inimesed saavad osa headest uudistest? Meie pereelu, meie koguduse, meie kodugrupi või sõpruskonna kaudu. Mis meie elust läbi paistab? Minu palve on täna, et meie elust paistaks läbi Kristus sellisel viisil, et vana tõotus saaks täide. Jesaja kirjutab 60. peatükis, tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja issanda au hiilgus koidab su kohal, sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid.
aga sinu kohal koidab issand ja sinu kohal nähakse tema auhiilgust. Ja rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab. Tõsta oma silmad ja vaata ringi. Nad kõik kogunevad, tulevad su juurde. Su pojad tulevad kaugelt, su tütleid kantakse kätel. Siis sa näed ja särad rõõmust. Su süda põksub ja avardub. Kui su poole pöördub mereohtu, sest su juurde tuleb rahvaste rikkus. Ja siin on mõned küsimused, mida me võime küsida endalt. Kas meie elu on vaimustavalt läbi?